saame kokku noortega ja minul kui väga staažikal pikaajalisel volikogu liikmel ja omavalitsustegelasel on nagu südamelähedane teema olnud kogu aeg noored. Sest ma näen, et nendest sõltub ju meie tulevik ja kõik meie tegemised on ju suunatud sinna. Need pingutused, unistused, mida meie viime oma arust nagu ellu, tegelikult me viime seda oma laste ja nende noorte jaoks. Et see küsimus, et kuidas meie nüüd oleme valmis nagu selle ajaga kaasas käima, et kuidas me suudame nagu noori usaldada, ütleme ühe või teise asjade töö tegemise peale. Rääkimata, kui me hakkame, täna on see vabatahtlikkuse teema on ka aktuaalne, et tegelikult esimese kogemuse kogukondliku tegevuse pealt saame meie ju vabatahtliku tegevusega. Võib-olla meie jaoks omal ajal oli isegi see noorte aktiivne asi oligi see, et kui ma vanem tuli vastu ja mõtlesin talle tere, ka seda öeldi, et see on jube kihvt asi, inimesed, noored austavad vanu inimesi, rääkimata teatud teinekord abi osutamise puhul või ütleme, niisugused kitsas kohad on, kui niisugused rasked kohad olid, siis tegelikult pane see sama ühtepidi nagu ütleme see korrarikkuja panna vastutama ja tegelikult need probleemid saavad koheselt ära lahendatud. Mul oli kogemus, tegime jalgpalliväljaku korda ja panime jalgpallivärgi võrgud ja ei olnud nädal aega üleval võrgud katki. Ja me saamime muidugi poisid kätte, me ei hakanud neid karistama ja nende jaoks oli ainuke vastus see, et teie vastutate selle eest, et need võrgud on terved. Ja need on siia täna päevani 40 aastat ei ole mingit probleemi olnud. Et ütleme, ei julgelt panna vastutama ja nemad otsivad need lahendused märgatavad kiiremini, paremini, kui meie seda suudame teha. Ja sellepärast mina ütlen, et tulevik on noorte pärast. No me viisime siin siis läbi sellist maailmakohvikut, osaluskohvikut ja see osaluskohvik või selline maailmakohviku stiilis formaat on hästi tore, sest et see võimaldab läbida lühikese aega päris paljusid erinevaid teemasid ja võimaldab siis igal ühel selle teema kohta oma arvamust avaldada ja rääkida sellest, mis on siis parasjagu tema jaoks probleem või ka lahendus. Ja seda maailmakohvikut on väga kiidetud, sest et see ei ole siin loeng formaadis, vaid võimaldab siis paljudel inimestel korraga rääkida ja korraga saada lühikese aja jooksul väga hulga ideid, lahendusi ja sellist probleemi käsitlust. Nii et sellised kaasamisvormid, mis ei ole sellised loengu formaadis otseselt, vaid kus inimesed saavad kaasa mõelda, see on väga oluline. Ja noorte puhul on see üldse selles mõttes ka tähtis, et nad selle käigus harjuvad kuulama teisi, rääkima seal lauas siis viibiva spetsialistiga, eksperdiga, võib-olla täiskasvanuga, kes seda teemat valdab, küsima tema käest ja ühte siis ka oma mõtteid väljendama. Ja see kõik tegelikult arendabki sellist eneseväljendusoskust, kuulamisoskust ja oskust siis ka seda teemat siis parasjagu lahata ja kaasa mõelda lahendus välja käia, toob selle vastutuse noore tasandile. Ja see vastutustunne ja tunne, et ma ise vastutan, olen oluline osa sellest kogukonnast, olen osa lahendusest. Et ma lihtsalt ei mõtle ka selle peale, et keegi peaks kuskil tegema ja kuskil keegi tehtagu, vaid ma võtan ka ise vastutuse selle lahenduse eest. Võtan ka ise midagi kaasa sellest päevast. Et see on ka oluline osa selle maailmakohviku formaadi puhul, et me ei mõtle kogu aeg selle peale, et keegi peaks midagi kuskil tegema, vaid võtame ise selle vastutuse, selle lahenduse elluviimise eest. Ja praegusel juhul, kui jutt on just avalikust ruumist, siis see on just eriti põnev teema, sest et seal lõikuvad hästi paljud erinevad huvid ja see avaliku ruumi kujundamine on just selline väga hea sotsiaalne ja demokraatia selline mõnus ülesanne, kus tuleb tegelikult kogukonnas leida selline keskne nende huvide vahel, mis seal avalikus ruumis siis lõikuvad. Sest üks tahab ju kasutada seda avalikku ruumi ühel eesmärgil, teistel eesmärkidel, noortel tihti peale ja noorte vajadus siis avaliku ruumi puhul näiteks selle järgi, et noored tihti tahavad avalikku ruumi kasutada selleks, et seal viibida, seal kokku saada, olla. See on ju võimalus noorte jaoks kohtuda väljaspool kodu üksteisega.
ja tihtipeale kas noortekeskuses võib-olla ei ole, leia sellist sobivat ruumi, pole sellist sobivat seltskonda või tegevust ja siis saadaksegi kokku. Suuremates linnades me näeme kaubanduskeskuste pinkide peal, eks ole, ilusa ilma korral õues, aga otsitakse seda ruumi, kus kohtuda, kus viibida. Ja selles mõttes on see huvitav, et täiskasvanutel on see natuke nagu võõras mure, sest täiskasvanutel on olemas ju kodud, kohvikud on ju. Aga kui me mõtleme selle peale, et noore jaoks nad tahavad kodust välja. Kohvikusse nad tahavad minna, sest seal peab midagi ostma. Raha alati ei ole. Seal on ka mingisugune sundseis ja kui sa oled midagi ära ostnud, siis oodatakse, sa sööd selle ära ja lähed ära. Aga noored tahavad olla võib-olla selles ruumis tunde. Nagu minu kogemus Paide ruumieksperimendil ütleb, nad tahavad olla seal mitte tunde, vaid tihtipeale päev. Nad tulevad, istuvad näiteks õhtul kell 8 sinna keskväljaku ruumieksperimendi lauda maha ja nad reaalselt lahkuvadki sealt alles hommikul. Ja nad on vahepeal mänginud, kaarte omavahel rääkinud, jutustanud. Sellised need noored on. Meil on hea meel, et maailma kohviku formaat on ennast õigustanud. Meie eakaaslased on saanud kaasa rääkida otsustajatega ning spetsialistidega. Oleme saanud hea sisendi projekti tegevuste jätkamiseks. Aitäh teile! Ühes loovas rääkisime vabatahtliku teema kohta ja praktiliselt, ühesõnaga on võimalik sul osaleda näiteks kui inimene ära kaob, tema otsingutel on võimalik sul osaleda, näiteks vanemaid inimesi aidata poekottide toomisega poest koju või siis neil kodus puid vedada või mida iganes teha. Ja põhiliselt ongi, et kõik, mis sa saad teha vabatahtlikuna, ongi aidata teisi inimesi ja aidata ka ennast.